point on see, üks kohti, millega ma võib-olla, ma ei saa öelda kõige rohkem rahul olen, aga mis mulle kõige suurema vau-efekti tekitas siin korteris, et need lükanduksed, mille ma siia magamistoole otsustasin tellida ja sellega oli selline lugu, et ma nägin ühte pilti, kus oli midagi sarnast, siis ma hakkasin uurima, et kust saab ja tegelikult ega väga palju kohti nagu ei olnud väga lihtne leida internetist. Ja siis täiesti juhuslikult komistasin liugleva ukse ettevõtte otsa, kes tegi mulle siis sellisele custom-made lahendusele pakkumise ja kuna mul endal oli mingeid küsimusi sellega seoses ja ega täpselt ei teadnud ka ju mida ja kuidas, ma ei tea, siin mõõte peab võtma ja nii edasi, siis ma palusin enda poolt Steni meile ka siia korraks külla, et Sten räägiks siis, et kui keegi nüüd vaatab seda episoodi ja mõtleb, et nii äge lahendus, et tahaks omale koju või kuskile korterisse, millega te üldse arvestama peaks sellist asja tellides? Siin peabki arvestama ühesõnaga sellega, et mis ühesõnaga, mida on soov nii-öelda varjata, mis osa peab näiteks lahti käima ja mis mitte. Siin me siis tegime mõlemad uksed nii-öelda liikuvaks ja ongi see, et oleneb, kuidas see lõpuks sul korter ju kujuneb, kas ta tulebki siis magamistuba, kas ta tuleb siis eraldi sektsioon kontoritoast, et kõik sellest oleneb. Ja siin me tegime siis alasiiniga lahenduse, aga soovi korral saab ka ripsiiniga lahenduse teha. Et selleks peab olema loomulikult ka tugev lagi. Aga ma selle kohta tahangi küsida, et mul tegelikult alguses oli plaan, et ma teen klaasseina. Just. Kui palju see kallim ja keerulisem oleks, kui ta oleks terve klaassein olnud ukse asemel? Oleneb, et muidugi maht suureneb, siis klaas ja ukse materjali kulub rohkem. Aga ütleme, seal pigem, lihtsalt ongi, ta tuleb mahu poolest lihtsalt suurem, et muus osas ta nagu keerulisem. Te nagu lahenduse mõttes keerulisem kuidagi ei ole, lihtsalt küsimus on klaaspinda kõike rohkem, et lihtsalt hind on teine. Jah, just. Et lihtsalt me saame soovi korral teha ka lihtsalt seisvaid mooduleid, näiteks ongi, et see liikuv ei ole, see seisab siis lihtsalt fikseeritud paigal ja siis üks uks ainult liigub, siis me ei kasuta ka kaherealist alasiini, vaid kasutame ainult üherealist alasiini ja siis on nagu see lahendus on nagu fikseeritud selle poolest. Kas see hind oleks olnud teistsugune, kui ma oleks võtnud ühe poole liikuvana ainult? See on ka võib-olla mõned 10 eurod äkki, mitte oluliselt. Et see on pigem on funktsionaalselt. Maitse küsimus rohkem. Seal ma hinda nagu selles osas, kui juba sükast lahendust planeerida, et siis ma seda hinda nii palju ei vaataks. Seal küll midagi kõigub, aga see on mitte nii oluliselt. Ma küsin mõõdistamise kohta ka, et mina saatsin teile mõõdud ära, sest kuna mul arhitekt oli kohal käinud, tegi selle ukse ava kõik ära, ma saatsin teile need mõõdud, te käisite kohal ära, lõpuks selgus, et mingi, ma ei tea, millimeetrite küsimus või midagi seal muutus. Et mis see soovitus siis on? Kas see on teil teenus hinna sees, et tulete kohale mõõdata ära või esimese indikatiivse pakkumise jaoks minu saadetud infost täiesti piisab? Just, et esialgse hinnapakkumise jaoks kliendi enda mõõtudest täiesti piisab, et sealt saab indikatiivse hinna kätte, aga ikkagi, kui me alustame tootmist, siis me ikkagi soovitaks meie mõõtmisteenuse tellida, et see on eraldi teenus, et seda me kuskil hinna sisse eraldi ära ei püüda. Et siin on ikkagi see, et me teeme ikkagi tootmises teeme ikkagi toote valmis ja koha peale tuleme ainult paigaldama. Me koha peal meelega midagi ehitama ei hakkaks. Mul selle kohta tegelikult kiidusõnad ka, sest väga harva seda või väga tihti seda ei näe, aga mu pakkumine läks odavamaks, kui esialgne pakkumine oli, sellepärast et mõõdud olid erinevad, nii et tipp-topp. Kuule, aga suur tänu, et sa tulid, nii et ühesõnaga, kes tahab, siis teab, kust saab. Mina väga palju ettevõtteid ei leidnud, nii et minu jaoks oli tore üllatus. Nii et siis uurige ja tehke ise omad ägedad lahendused koju. Absoluutselt. Teie praegu seal teisel pool ekraani ei tunne, aga mul siin korteris tegelikult jumala hea lõhn. On Martin, on ju? Ja, et mul on siin sellised põnevad taimed ja need ei ole mingi kunsttaimed, vaid need on 100% looduslikud taimed ja need on hooldusvabad. Et selline ettevõte nagu Arborea toob siis maale selliseid põnevaid taimi, neid on nii väiksemaid kui suuremaid erinevas mõõdus siis ja saab vaadata ja selles mõttes, miks ma otsustasin siia võtta, on just see, et kuna ei tea, kui kiiresti või hästi selle flipiga läheb, et kogu aeg ei pea kastmas käima, siis need taimed on 100% hooldusvabad ehk et need sobivad nii koju kui kontorisse, ma vaatasin natukene nende koduleheküljel seda informatsiooni
ja see ei ole fake ega kunsttaim, et see on nagu päris taim ja noh, mul tekkis küsimus, et kuidas üldse võimalik on, et need kestavad aastaid niimoodi, et ma saan neid ühest flipikorterist teise viia. Ma võtsin oma väikse spikri ette siin, keskmiselt see taim kestab 7+ aastat heades tingimustes, ideaaltingimustes 10+ aastat. Niimoodi tehtud, et taimede mahlad võetakse välja, asendatakse ökoloogilise glütseriini lahusega, mis siis uinutab nii-öelda taimede oleku püsivalt ja see on patenteeritud loodusele ohutu protsess ja siin on kasutatud ainult ökoloogilisi vahendeid, mingeid raskeid kemikaale siin protsessis ei ole, ehk et ta on allergikutele ohutu, ta on lastele ohutu kõik ja siis see lõhnab ka jube hästi, nii et kindlasti te näete nüüd järgmistel objektidel neid veel ka, sest neid ma kui just ostja ei taha mult ära osta, aga neid ma korteritesse sisse ei jäta, et siin on mul suurem ja tegelikult kui sa tuled vaatad, siis siin on mul väiksem ja neil on natukene erinevaid lahendusi veel, et siis nüüd ma vaatan ja katsetan, et millistesse korteritesse millised sobivad ja no muu meelest ikkagi nagu väga palju ilusam kui mingi suvaline IKEA kunsttaim. Nii et ma loodan, et sa arvad samamoodi.